Nüüd me täidame teie 2 soovi. Üks on see, et miks saatejuht kunagi ühtegi raviseanssi enda peale ei näita. Ma selle lubaduse nüüd täidan, sest me räägime teie soovil reikist. Ja ma luban, et peale seanssi ma räägin ka sellest, mida siis tunda oli. Reiki on üks iidne meetod, kuidas käte peale panemise abil kanaldatakse teisesse inimesse elujõu energiat. See on üks meetod, mida on tegelikult tuntud aastatuhandeid kõikidel kontinentidel, kõikides maades ja isegi Eestis on see tuntud, sest meil on isegi üks selline väljend nagu peoga pühitud. See tähendab seda, et kui me ennast kuskile ära lööme või haiget saame, siis me instinktiivselt paneme käed sinna peale ja mõne hetke pärast see valu kaob. Ja reikiks nimetatakse seda meetodit sellepärast, et umbes 100 aastat tagasi üks Jaapani õpetaja, doktor Mikao Usui, sai selle informatsiooni läbi valgustuse kogemuse uuesti inimkonnale ja tema nimetas seda reikiks, kuna see on jaapanikeelne väljend ja see tähendab universaalne elujõu energia. Ja see elujõu energia all mõeldakse siis seda energiat, mis on loonud kõik, mis meil on, kõik mis meie on ümber, mis meie sees on. See on see energia, mis paneb liikuma planeedid, aastaajad, see on see energia, mis tekitab meist elavad olendid, paneb meie kehas kõik protsessid täiuslikult tööle. Ja tema nimetas siis seda energiat reikiks. Ja nüüd nimetame meie ka tänapäeval seda. Nii. Reikit saab teha toolil istudes või massaaži laual pikutades. Lõõgastumiseks soovitab reikimeister ka silmad sulgeda ja peopesad ülespoole suunata. Reikiseanss toimub niimoodi, et inimene tuleb, viskab riietega pikali, siis ta kaetakse tekiga ja reikipraktik siis paneb käed vastavalt vajadusele inimese kehale erinevatesse kohtadesse, sinna kuhu vaja on ja hoiab neid käsi seal, kas siis täiesti puutes inimesega või siis kehast eemal. See sõltub sellest, kuidas reikipraktik ise neid teise inimese energiaid tajub. Ja see seanss võib kesta kuskil 1,5 tunnist 1,5 tunnini, vastavalt vajadusele. Ja reikipraktik siis tajub oma kätega inimese kehas olevaid energiablokke ja oskab selle järgi otsustada, kui kaua ja kuhu ta reikit peab vahendama. Reikiseansi ajal ei maksa erinevatest emotsioonidest ja aistingutest ära ehmuda. Võib tunda erinevaid asju, võib tunda soojust, kuumust, külmust, surinaid, pulseerimist ja võib-olla isegi valu. Et need on erinevad aistingud, mis näitavad inimese kehas olevaid blokke. Ja seda sama võib tunda ka, või õigemini tunnebki tavaliselt reikipraktik, kes seda teeb, sest tema just nende aistingute järgi saabki informatsiooni kehast ja oskab siis inimest aidata selle järgi. Ja reiki seansse tavaliselt läheb vaja 4-6 järjestikust seanssi, et siis inimene saaks piisavalt palju reiki energiat. Sest mismoodi üldse reiki toimib, on see, et reiki praktik kanaldab teadlikult kosmilist elujõu energiat läbi oma kätte teisele inimesele nii palju, et inimese keha saaks enda tervendamisega taas ise hakkama. Sest meie kehad on oma loomult ise tervendavad süsteemid, kus me võtame tavainimene võtab teadmatult vastu seda kosmilist energiat ja nii-öelda toitub sellest. Ja see hoiab keha täiuslikult töös, kõik protsessid toimimas nii, nagu nad peaksid toimima. Nüüd probleem tekib sellest, kui inimesel on palju energeetilisi blokke, mis tekivad enamikul juhul meie mõtlemisest, meie allasurutud tunnetest, alateaduse mustritest, osaliselt ka toitumisest, osaliselt ka mitte piisavast liikumisest, osaliselt ka mitte õigest hingamisest. Ja kui need protsessid või plokid kehas on, siis inimene ei saa piisavalt ise seda kosmilist energiat vastu võtta, et tema keha töötaks. Ja sellepärast on vaja talle lisaenergiat, mida siis reiki praktik talle kanaldab. Täpselt nii palju,
kui siis tema enda keha hakkab taas iseennast tervendama. Ja nii lihtne see ongi. Reikit võib teha kõigile, vanusest ja soost hoolimata. Vastunäidustused puuduvad. Absoluutselt. Reikil ei ole tõesti vastunäidustusi. On ainult seda ma märganud, et kui inimesel on kehas mingisugused aktiivsed protsessid käimas, näiteks põletik või mingi krooniline asi, siis inimene võib seansi ajal tajuda nendes kohtades nagu ägenemist, mis läheb pärast seanssi üle ja pärast 4. korda reeglina see asi hakkab paranema ja kaob täielikult. Reikimeistri tegevust jälgides ja tunnetades on natuke uskumatu Kaia-Liisa kinnitus, et põhimõtteliselt võib reikit teha ehk kanaldajaks olla iga inimene, kes seda soovib. Reiki puhul on tõesti see, et absoluutselt igaüks võib seda õppida ja igaüks saab sellega hakkama, sest see on midagi sellist, mida me tegelikult oma alateadvuses kõik oskame. Me paneme endale instinktiivselt käsi peale vahest, lapsed võtavad neid selliseid reiki asendeid. Me oskame seda alateadlikult, me lihtsalt ei mingil põhjusel oleme selle ära unustanud. Ja reikit õppides me lihtsalt tuletame endale meelde, et sellepärast see reiki õppimine on absoluutselt jõukohane kõigile. Võib-olla osadel inimestel avaneb see tundlikkus ja tunnetamine kiiremini kui teistel. See on hästi individuaalne, see sõltub inimese enda seisundist, kus ta parasjagu viibib oma vaimsel arengul. Aga lõpuks hakkavad kõik käte abil tunnetama, sest reikiga tegelemine tõepoolest muudab inimesed tundlikuks, vastuvõtlikuks ja me oleme võimelised siis igal hetkel tajuma seda, et me ei ole ainult oma keha, vaid me oleme energia. 2 tüüpilisemat asendit, mida isegi lapsed alateadlikult kasutavad, on nii lohutuseks kui ka abiks. Üks asend on selline turvatunnet pakkum, ta on oma olemusent maandav, annab meile kindlustunde siin elus hakkama saada ja teine on selline ka turvalisust pakkuv asend meie ja hammaste tervendamiseks muide hea asend. Kui hambavalu on, siis ta võtab hambavalu ära. Tervenemisi ja klientide üllatavaid emotsioone kogeb Kaia-Liisa sageli, kuid mõni neist jääb eriti hinge. Üks võib-olla kõige meeldejääv on olnud see, kus minu juurde tuli üks naisterahvas, kes ei jäänud rasedaks. Ja pärast 4 seanssi ta tuli ja ütles, et nüüd ta ootab last. Kui palju kasu on sellisest kanaldajast, kellel endal blokeeringud peal või tervis nõrk? Kui suur oht on temale enesele ja ka abisaajale kasu asemel hoopis liiga teha? Teist ohtu seada ei ole võimalik, sest see energia, see on energia, mida me kõik niikuinii vajame pidevalt ja see on just see energia, mis hoiab meid elusana ja tervena. Nüüd sellepärast oleks hea osaleda kuskil reiki kursusel, et saada täpseid juhiseid, et kuidas seda reiki energiat vahendada. Eesmärk on olla selleks energiakanaliks, mitte ära anda oma isiklikku energiat. Et see on oluline vahe ja reikid kanaldades on tavaliselt see hea uudis, et reikid tehes kellelegi teisele andes või kas või ise endale, me tunneme tohutult rahulolu tunnet ja me ei väsi kunagi ära. Parimate tulemuste saavutamiseks ja kinnitamiseks on hea teada järgmisi soovitusi. Ideaalis nad võiks olla 4 järjestikust päeva ja siis nädalaste pausidega veel 2 seanssi. Aga võib ka täitsa vabalt olla nädalaste vahedega ja kui pole võimalik, siis mida tihedamini, seda parem. Aga inimesed, mis peaksid tähelepanu pöörama sellele, et pärast reiki saamist toimub kehas puhastusprotsess. Keha hakkab iseennast puhastama ja võivad esineda sellised puhastusprotsessi nähud nagu nohu, peavalu, pearinglus, külmetusnähud, kõhu lahtisus näiteks, et see on umbes 5% inimestest esineb ja see läheb ise üle ja peaasi, et selle aja jooksul, kui need sümptomid esinevad, jooks inimene palju gaasita puhast joogivett, et ta aitab kehal ja sellel organismil puhastuda. Reiki, arstirohud ja tavameditsiin sobivad suurepäraselt üksteist toetama. Ühtegi ravimit, mida arst on kirjutanud, ei tohi ära jätta, sest reiki töötab ideaalselt koos tavameditsiiniga. Nad koos täiendavad teineteist ja toimib reiki
Reikiga kombinatsioonis toimub paranemine alati kiiremini. No näiteks operatsioonist paranemisel oleks väga hea kasutada ka reiki abi. Reiki seanss tekitas tõelise tunnete virvarri. Oli külma, kuuma, hirmu, kurbust ja isegi süda läks korraks pahaks. Ja see veeklaas on täiesti õigustatult Kaia-Liisa antud, sest janu on ja samamoodi tahaks natukene karastust ka.